Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, on laupäev ja see tähendab vaid ühte, motomelu on teie ees. Tänases saates on meil ägedaid lugusid hästi palju, me sõidame mootorsaaniga, me lähme matkaautoga metsa seiklema, räägime talvisest autopesust ja Autosert näitab ühte õppeklassi, mida ilmselt teie silmad pole varem näinud, aga kõigest sellest juba lähemalt. Suvel, peamiselt juunis, juulis, augustis sõidetakse Eestis hästi palju matkaautodega ringi. Aga tegelikult saab matkakatega ka talvel mõnusaid trippe teha. Selge see, et kõik on natukene ekstreemsem kui suvekuudel, aga mine sa tea, võib-olla siit just siis see seiklus pihta hakkabki. Suvi, kevad, sügis on kõik ilusad, aga ka talv, et talvel, kus on -10, 20, 30 oleme isegi teinud sõpradega jääauku. Et see on see koht, kus sa saad seda nautida, et tuled väljas sooja tuppa ja ennem seda kogu protsess, et matka paned sauna üles, raiud jää sisse augu. Et need on elamused, mida suvel, kevadel, sügisel ei saa. Ja tõepoolest see auto peab sooja. See sõltub küll autodest, aga et kõik autod jah, ei ole külmakindlad, et nüüd talvel tuleb seda vaadata, et jaa, saab ka ilma, selles mõttes, kui sa ei taha dussi all käia, siis lihtsalt ei lase vett veepaaki. Et mina olen ka käinud nende lihtsate autodega, et tuleb panna soe pesu selga magamise ajaks ja on okei. Aga et kui on nüüd juba need aastaringsed autod, mida siin reklaamitakse ja tuleb enne ostu vaadata, et sul vesi ära ei külmuks ja nii puhas vesi kui ka allvesi, mille sa välja lased, et kui see alliveepaak ei ole soojendatav, siis sinna lased kogu aeg juurde, aga see läheb jäässe ja lõpuks tuleb sul kraanikaussi, saab täis, et ta ei lähe ära. Et need on nagu olulised vaadata, aga tegelikult ei ole vahet, milline matkaauto, sellega saab. Inimesed käivad ju telkide ja magamiskottidega ka talvel, eks, et see matkaauto lihtsalt on boonus, et sa tuled tuppa, sul on kus olla ja võtad kapist asjad. Kui te olete suvel matkaautoga seiklemas käinud, siis kindlasti proovige järgi ka talvine puhkus, sest suvel, nagu targemad mehed ütlevad, võib ju suvalise kilekoti all ka ööbida. Aga talvel on mõnus minna, tuled suusatamast, matkamast ja lähed sooja autosse puhkama. Ja nagu ikka, võid sa valida ise täpselt sellise vaate aknast, nagu ise tahad. Ja naabritega on ka veidikene lihtsam. Ei pea muretsema, et kõrval hotellitoas näiteks öösel kella 3 mingi äge pidu käib. Anna mõni hea näpunäide esmakordsele talvisele matkamasina kasutajale. Korralikud rehvid. Et matkaauto on raske, et kui see libisema läheb, et siis ta läheb. Et kindlasti mitte rehvide pealt kokku hoida ja võimalusel ikkagi naelrehvid ehk naastrehvid. Talvel peab arvestama sellega, et kui minna pikemaks ajaks ära, siis kui auto on gaasi pealt, ta võtab gaasi oluliselt rohkem kui suvel, ehk siis oleks vist äkki mõistlik varuda ka gaasi. Ja, et sõltub autost, ballooni läheb, külma ilmaga võib minna, ütleme nii, et pooleteist ballooniga võib-olla saad nädalavahetuseks. Aga jah, et Eestis saab neid igast tanklast vahetada, rentida. Välismaale minnes tuleb teha endale selgeks, et millised seal on, et need võivad sobida, aga need ei pruugi sobida. Aga kinni peale minek on pigem kaasa võtta. Labidad asjad kaasa, soojad riided kaasa, lihtsalt spontaanselt minna kuhugi ja soovitan mingi RMK, kus on tavaliselt puud olemas, aga igaks juhuks võtta kaasa ja saabki selle naudingu, et poest grillvorsti ja see esimene emotsioon juba tekib sealt, et see on nii äge. Selle matkaautodega, ütleme nii, et võib kõike juhtuda. Nagu meil siin praegult õues on -13 kraadi külma ja pisut läks ka autos jahedaks. Appi tuli võtta väike puhur ja mured on murtud. Umbes 22 kraadi peaks sees olema. Vahepeal ta millegipärast streigib. Lülitab välja, siis kütab jälle soojaks.
Aga sellest hetkest alates need seiklused ju pihta hakkavadki, kui mugavused kaovad. Kuidas sa tuidusid? Hästi. Oli hea uni? Jah. Kas sulle meeldis matkaautos magada? Jah. Miks sulle meeldis matkaautos magada? Aga mulle suur luud on seal telefonast. See oli mõnus laiutada, jah? Jaa. Kõik võimalikud talvised tegevused, mida välja saab mõelda, on väga ägedad. Matkamine, suusatamine, lumelauatamine, uisutamine ja nii edasi ja nii edasi. See kõik on ülikihvt. Aga mis saaks ühe mõnusa talvise seikluse selliseks lõpuakordiks veel parem olla, kui mitte sauna? Õnneks on matkaautol siin taga nii palju ruumi, et meie võtsime oma seiklusele igal juhul telksaunad.ee-st kaasa ühe korraliku sauna. Paneme selle püsti ja lähme viskame ühe mõnusa talvise leili. Ma tunnistan üles, et selle telgi paneks tegelikult Oske ja vend kokku umbes 2 minutiga. No, mul läks pisut kauem aega, sest et ma tegin seda päris esimest korda. Lisaks telgile endale, kerisele, võtsime kaasa muidugi ka lava, jalgatalused matid ja keraamilised kerisekivid. Nii et no jumalist, siit peab tulema väga hea leil. Umbes 15 minutit ja siin toas on juba päris korralik leitsak, saab mõnusalt ka leili visata. Õues, no ma arvan, et kuskil selline -13 kuni -15 kraadi. Seega päris korraliku telksauna otsa oleme sattunud. Hoiab ilusasti sooja ja päris hubane. Ma arvan, et 4 saab siin täitsa vabalt leili visata. Aga siit on ka, ma arvan, paslik seda matkaautode lugu lõpetada, sest et siin kuumas saunas ju põhimõtteliselt lõpeb ka tänane päev. Vahetult enne autosse magama minekut. Võtke endale, kas ostke või rentige endale telksaun, samamoodi matkaauto, karavan, mis iganes. Ühesõnaga, minge, seigelge ja nautige meie Eestimaa talve. Uskuge mind, sõbrad, see on seda väärt. Auto eest tuleb hoolitseda ju aastaringselt, küll vahetada õlisid ja hoolitseda üleüldse tema heaolu eest, aga kas on ka oluline, et aastaringselt ka autot puhtana hoitakse? Jah, otse loomulikult on, ja ma ütleksin, et just eriti talvel, sest talvel, mis meil teedel on, sool, kõik see külmad temperatuurid, sula, külm, et see mõjub autole väga halvasti. Aga kas tõepoolest on mingi selline väär arusaam siis, et talvel pole vaja pesta? Meie kogemusel küll, et talviti inimesed käivad pesus vähem, kuigi me just arvame, et just siis tuleb rohkem käia, kuna kõik see sool, mis teede pealt auto külge tuleb, see, mis ta teeb, ta paneb niiskuse nii-öelda auto külge kinni, auto on kogu aeg niiske, tekib selline soolalahus, mis kiirendab ka rooste teket. Aga kui siit puhta autoga välja minna, siis sirge lõpus on auto ju jälle soolane. Jah, kindlasti, aga mustus jääb paremini kinni mustale autole. Meie soovitame käia nii-öelda professionaalide juures, eriti siis, kui on selline soe ruum, mis on ilmastiku eest kaitstud. Mida paljud inimesed teevad, on võib-olla nad lähevadki sinna sellesse survepesulasse, mõtlevad, et seal lasen ruttu survekaga ära, on puhas. Aga noh, külmad temperatuurid, see vesi jäetub kohe ära, kui auto külge läheb. Ehk siis see ei puhasta tegelikult mitte midagi. Võib-olla mingi osa saad maha, aga kui sa ikkagi keskendud, sa näed, et seal see sool ja pigi ja kõik jääb auto külge. Sellises soojas ruumis me saame ikkagi auto üles sulatada, soojas temperatuurist tuleb sool ilusti maha, sooja veega me saame selle soola lahti lahustada, kõik saab puhtaks. Ja jällegi kõik need ained, mida me kasutame, kemikaalid, pesuvahendid saavad paremini mõjuda just soojas temperatuuris. Aga talvel on ju eripärasid veelgi, kui me nüüd sellest külmast rääkisime, siis ma arvan, et iga autoomanik on ühel päeval või hommikul avastanud, et ukse link kipub kätte kinni jääma ja uks ei tule üldse lahti. Just, et milles see tekib, on jällegi niiskus. Kuidas jäätumist vältida, on just see, et soojas pesed, kuivatad ka kohe auto ära. Ehk siis kõik need tihendid, kõik vahed me kuivatame ära suru õhuga, rätikutega
ja mis meie veel juurde teeme, me määrime need tihendid silikooniga, mis hoiab niiskust eemal ja ei teki seda jäätumist. Üks asi, mida inimesed tihti võib-olla unustavad, on see, et jah, see sool on kõik meil autost väljas, aga samamoodi on oluline ka sisepesu, sest et saabastega kõigega me viime seda soola sinna auto sisse. Eriti just põrandad, eriti just näiteks istmed, kui on väike laps autos, nad ikka alatsetega lähevad auto tagaistmele vastu, et ka sisepesu on samamoodi oluline, et mitte seda soola sinna kõike saada. Igal juhul paistab, et teie teate, mida teha ja kuidas õigesti teha, kuidas teid leida ja kuidas tuua oma auto ütleme spaasse. Meid võib leida sotsiaalmeediast pesukratid või siis pesukratid.ee. Seal on meil väga mugav planeerimissüsteem, saate planeerida ja juba kas või homme auto meie juurde pessu tuua. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Me oleme kõik vähemalt ühes eluetapis käinud kunagi koolis ja kellel on õnnestunud sellest kohustuslikust osast viilida, siis ilmselt on elu teid õpetanud. Aga head sõbrad, kas te teadsite, et Eestis on olemas üks selline kool, kus õpetatakse nii, nagu seda tehti 50 aastat tagasi? Aga huvitav on selle asja juures see, et 50 aastat tagasi tehti seda nagu 100 aasta pärast. Üpris segane jutt, kas pole. Aga me tulime siia Järva-Jaani, Orina mõisa, et kogu selles segapudrus natukene selgust teile tuua. Järva-Jaani kutsekeskkooli number 31 kiirtraktorite kabinet on hea näide moodsast tehnikakoolist. Kabineti näit- ja õppevahendite süsteemides kasutatakse rohkesti elektriajameid, kaugjuhtimist ja automaatseadmeid. Nupuvajutus ja vajalik õppeplakat on leitud. Vajutus teisele nupule ja tööasendisse tõusnud epiprojektor võimaldab demonstreerida kujutisi raamatust või ajakirjast. Tõhusaks abimeheks õpetajale on grafoprojektor, mis siin on kriidi ja tahvli täielikult välja tõrjunud. Magnetofonid on paigutatud elektriajamiga laegastesse. Nupuvajutusega saab igaüht neist tööasendisse viia. Kui mina esimest korda siia majja sattusin, mul oli vaimustus nii suur, nähes, mis siin on. Ma polnud kunagi varem sellest kohast mitte midagi kuulnud, Orina mõis või teadsin, et Järva-Jaanis oli kutsekool, aga et selline õppeklass kogu nende tehnikatega, täiesti esimene minu jaoks oli ka see suur üllatus. Ja 3 aasta jooksul, mille me praegu siin tegutseme, on siin käinud erinevate gruppidega, meie koolitusgrupid, ekskursioonigrupid, üle 4000 inimese juba. Ja seda näidates kõigile öeldakse uskumatu. Aastal 1975 see oli justkui nagu 100 aastat omast ajast eest. Nii et seda vaimustust, seda tunnet saabki siin täna ka veel kogeda. Miks? Sest enamus nendest asjadest, mis toona Helmut Vajakas tegi, on siin täna töökorras ja alles ja pakub veel koolitusväärtust ka veel täna. Helmut Vajakas, tema oli traktoristide koolitaja. Ta ehitas siia pöördlava nende mootoritega, kõik elektrooniliselt käivad. Ta ehitas siia õpilaste lauad, nendel toolidel puuduvad siin lauajalad, et oleks mõnus neid ringi keerata ja moodustada grupiõppe töökohti. Ta tegi siia, et kiiresti ruum pimedaks läheb, elektrilised kardinad. Kõik siin toimus niimoodi, nagu ilmusid ei tea kust ja ta tahtis tuua siia rahvast, et inimesed usuksid tehnikaõppesse ja see
kaasaegne ja niisugune nagu põnev tehnoloogia meelitas lihtsalt rahvast siia. Ja inimesed, õpilased ütlevad ka, et tõesti see oli nagu ülipõnev. Ei mäletagi, mis nad siin täpselt õppisid küll, aga vahest. Aga see tehnoloogia, mis siin avanes ja käivitus, oli lihtsalt nii põnev. Ja no need nupud laua peal on üks asi, aga need mootorid siin lava peal teine asi ja sellised mootorite läbilõiked olen näinud siin ja seal kasutatakse, aga mitte sellised nagu siin. Tuled siia lava peale, vajutad mootori käima ja naudid seda, mis toimub mootori sees, kuidas pöörleb väntvell, kuidas käivad kolvid, laagrid, noolkurid, tõukurid, külje pealt, tagant, kõikjalt on süsteemid näha. Justkui nagu oleks anatoomiatund ja arstid on inimese lahti lõiganud, aga siin on inimese asemel mootorid. Elu sees ei oleks oodanud, et midagi sükest Eesti pinnal üldse on. Lahti lõigatud mootorid, kõik näeb, kuidas asjad toimivad. Täiesti ajast ees olev tehnoloogia, mis klassiruumis on. Täielik üllatus, võtab peaaegu sõnatuks, täielik vau-efekt. Miks sa valisid autoserdi? Kuidagi juhtus niimoodi, et mõtlesin, et suguvõsas on autojuhte päris palju, päris mitmeid. Et mõtlesin ka, et vaatan, mis toimub. Ja no, juba koolituse teoreetiline pool tegelikult oli nii hästi ägedalt tehtud, et sellega juba oleks võid vabalt rahule jääda. Ja siis siuke punkt panna on väga priima. Kas need inimesed, kellel praegult huvi tekkis, kas ta peab tulema autoserti juhilube tegema või saab tulla ka otse Orina mõisa? Saab ka otse tulla. Meie Facebooki lehel Orina mõis jagame informatsiooni. Meil on ka koduleht www.orina.ee. Sealt saab siis vaadata, mida me siin pakume, millal pakume ja sellised avatud uste päevi, kus me teeme ka sellist innovaatilist viisi ekskursiooni ehk performance'it, siis seda me teeme aeg-ajalt ikka, nii et avalikult ka. Aga näiteks seltskonnad, klubid, sõpruskonnad saavad alati helistada meile, broneerida selle koha ja teha siin midagi väga huvitavat. Nii et võimalused on kõik olemas. No tere! No tere! Lõpuks jõudsime kohale. No täpselt, teete hiljaks. Tšau! Nii, mis meil saama hakkab? Nüüd hakkab lõbu saama. Lähme paneme kiivrid pähe, ma annan paar näpunäidet ja siis lähme saanidega sõitma. Tasus tulla. Kas selleks, et rentmotos saaks saaniga sõita, peab ennem olema mingi kogemus ka või oskama sõita? Et see on täiesti tavaline praktika, et tulevad inimesed, kes ei ole üldse varem sõitnud kas saaniga või üldse mototehnikaga, aga praktika näitab ka seda, et me paneme nad alati sõitma ka. Ma saan saani ise valida, aga siin on mingi võimsustesse mängib ka rolli? Meie laseme alati ise valida, aga me alati soovitame ka, et kui ikkagi on vähesema kogemusega sõitja, siis me soovitame mingit rahulikumat saani, aga kellel on mingisugune motokogemus, et siis nendele me anname tavaliselt vähe võimsama ka. No ilmselt mõni võib-olla hakkab kartma, mis siis saab, kui mul lähebki see saan ümber. Tavaliselt, kui väikse kiiruse pealt juhtub ja ise nii-öelda jõuad reageerida, et siis tavaliselt midagi ei juhtu, et see lumi on tegelikult pehme ja mina ütlen alati, et see kukkumine õpetab kõige rohkem, sest siis sa juba tead, et mis hetkest see masin kukkuma hakkab. Ma loodan, et me õpime ikkagi puhtast sõidust, mitte kukkumistega. Kuidas nende saanidega on taas, kui on selline rendiettevõte, kus saab rentida masinaid, siis on igast piirajad ja asjad peale, et kas siin saab ikka vabalt tullata, on nad võimsad masinad? Jaa, saanidel meil piirajaid peal ei ole, et meie pigem anname just vastupidi, anname vabad käed, anname julgustame ka inimesed, pigem vajutaks gaasi juurde ja
nii-öelda suruks enda piire, et sest siis mugavustsoonis ei ole lõbus ja saanid viivad sealt mugavustsoonist väga kergesti välja. Et selleks, et saan hästi keeraks ja ei läheks ümber, siis sinna, kuhu sa keerad, sinna kallutad. Et keerad paremale, kallutad keha paremale ja alati ma ütlen, et üks kannikas nagu istme pealt maha, et siis sa oled juba päris heas olukorras, et siis saan keerab paremini ja väiksem oht on ümber minna, et on stabiilsem. Vanematele meesterahvastele olen öelnud, et see on nagu võtaks endale 20 aastat noorema naise. Kaua see sõit kestab tavaliselt? No meie oleme öelnud, et alla poolelise tunni ei ole mõtet nagu tulla. Et siis tavaliselt sellest esimesest tunnist hakkab lõbus alles, siis sa harjud masinaga ära, kui sa just ei ole igapäevasõitja. Et kui sa igapäevasõitja oled või regulaarne, et siis sellest tunnist piisab ka täiesti. Aga kui sa sõidad võib-olla aastas korra, võib-olla 2 korda, siis tasub ikkagi vähemalt 1,5 tundi võtta, sellepärast et alguses harjud, kui sa tunned ennast masina seljas mugavalt, siis alles hakkab lõbus. Siis sa saad hakata proovida nokka tõmmata, hüppeid ja kiirust võib-olla suurendada. Et seda muret ei ole, et poole matka peal jaks otsa saab? See mure võib saaniga väga lihtsasti tekkida, et see võtab ikka käed väga läbi, et on oht, et järgmine päev särgid enam selga ei lähe. Aga mina kindlasti alati julgustan, et isegi kui keegi tahab poole pealt ära lõpetada, siis mina julgustan, et teeme natuke veel, et vaata, et äkki hakkab meeldima. Sest tavaliselt see kui sellest kõige raskemast hetkest üle ära saad, siis hakkabki lõbus. No sa ikka sõitsid eriti tublisti täna. Ma nii äsin. Ma pean ütlema, ma kartsin, et mul hakkab hullult külm, aga nagu null esiteks see, et käesoojendused on ja pluss see, et sa ikkagi seal seljas rammid, et on jumala soe. No see on ikka, ma ütlen, korralik trenn, et sul homme vaadutavad siuksed lihased, mida sa ei teadnud, et sul olemaski on. Mine metsa, kui äge, et lihtsalt nagu nii ilus on see metsavahe, need nõlvad, no ikka Otepääna. Nii et ma arvan, et kes veel mõtleb, et mida nädalavahetusel teha, siis kindlasti tulla Otepääle rentmotosse, võtta üks saanimatk ja nautida seda imelist talve. No meie sõidame saaniga, aga ega rentmoto ainult saanimatkasid ei paku ju. Jaa, tegelikult meil siin kevad kuni sügis me sõidame ATV-dega ka, et seal on ka meil radu on tohutult ikka mitukümmend kilomeetrit nagu metsa sees, aga sõidame ka tee peal ja käime muda sees, mäkke tõusu ja kõike. Ja ma ütlen, et see vahet ei ole, kui suur seltskond on, et meie võtame alati vastu, et suvepäevad, talvepäevad, kollektiivid, sõpruskonnad, poissmeeste õhtud on väga popid meie juures, et alati leiame tegevust. Meil on lastesaanid, meil on laste ATV ja kindlasti ma ütlen, et leiame siin tegevusi, et siin padelit saab mängida, on ju, kas lastega või ilma. Kui keegi näiteks ei tahagi sõita, siis on alati on siin tegevust. Pakume ise majutust, ümberringi on tuttavad, kõik pakuvad ka majutust, kellel on mingisugune talu või mis iganes ja pakume ka toitlustust, et kuna see on niisugune pereettevõte, vennaga koos teeme seda ja ema siis pakub toitlustust, et meil on siin täitsa registreeritud köök, Villadi Nukka, kus siis ema teebki tegelikult meie enda kasvatatud lambast, teeb lambaliha. Ja see on nii maitsev, et uskuge mind, et te pole ise niisugust maitseelamust saanudki, et isegi inimesed, kes muidu ütlevad, et lambaliha ei söö, siis nemad limpsivad näpud puhtaks ja võtavad juurde ja küsivad, mis liha see on, et see ei saa lambaliha olla. Ja kes külla tahab tulla, siis rentmoto.ee lehelt leiab kõik üles, saate päringut saata, näete kõik, mis võimalus meil on. Ilmataadi kingitust tasub ära kasutada ja tuleb sellest selle aasta talvest ikka viimast võtta, nii et tulge sõitma kindlasti. Saade selleks korraks läbi. Aitäh, et vaatasite. Järgmisel laupäeval tõuseme juba õhku. Millega me lendame läheme? Saate teada, kui meie saadet vaatate. Mõnusat talveilma ja näeme järgmisel laupäeval.